Lõikustöödega aias on niimoodi, et mõned inimesed arvavad, et see tuleb vara kevadel ära teha, mõned ütlevad, et tuleb sügisel ära teha. Väino, kuidas selle asjaga nüüd on? Kas tuleb kevadel, sügisel või aastaringi? Lõikamist tuleks alustada siis, kui juba suured miinuskraadid on ära, nullist ülespoole. Mina lõikan tavaliselt ikka siis, kui on seal 0+2 niimoodi, et on endal mõnus ja puumahlad ka on juba liikumas natuke ja ei ole seda külma ohtu. Mina kasutan eelkõige väikeseid ühe käe kääre, need on oksakäärid ja soovitatavalt sellised, mis on vaheliti teradega, kus lõikav tera läheb tömbist terast mööda. Nii, siis järgmisena on viimastel aastatel tulnud aku oksakäärid, mis on asendamatud siis, kui sul on palju puid lõigata ja käe säästmise seisukohast on ka see ideaalne ja lõiked tulevad väga ilusad sellega, jõudlus on suur. Erinevad variandid võimaldavad lõigata sentimeetrist kuni seal isegi 4-5 sentimeetrini oksi ära, nii et suuremad, võimsamad akukäärid teevad ära ka saetööd. Nii, kolmas on saag. Saage on mitmeid variante, on sellised nagu siin Castellaaril on ja on ka selliseid, mis on siia käepidemi sisse tõmmatavad, aga põhiline, et nad töötaksid, et nad oleksid teravad. Neid ei saa teritada, nad kestavad nii kaua, kui kestavad. Kui kive, rauda kuskilt ei sae, siis peavad nad, minu kasutus on olnud 4-5 aastat isegi, sellised peavad väga hästi vastu. Ainuke asi, et kui on palju kasutada, siis nad terad, hambad kuluvad õhemaks ja suure oksa saagimisel hakkab saag vahele võtma, et see probleem tekib. Aga suured tangid on sul ka veel kaasas? Nende puhul kehtib sama nõue nagu väikeste pihukääride puhul, et alasi tüüpi ei ole päris viljapuude lõikamiseks, vaid vaheliti teradega. Aga mis ma nüüd kogemuse põhjal ütlen, et Castellaari omade kohta, need pihukäärid eriti, nad on küll justkui alasi tüüpi, kuid see lõiketera läheb väga alasi serva peale ja see tüügas peaaegu olematu, mis seal jääb. Nii et väga head kasutada. Mul on siin kaasas 2 Baltic Agro märki kandvat toodet. Kuidas sa neid kommenteerid? Need mõlemad on head variandid ja määrin lihtsalt peale. Haavapeits on selline, mida sa enda vastu ei soovita riiete vastu lasta, sest et see ei tule sealt ära. Tavaline aiavaha tuleb väga hästi pestes ära. Ja siis see pihusti variant on see, et saad kiirelt lasta suuremale haavale peale ja on see kaitsekiht olemas. Ja lõpetuseks tahaksin enda poolt veel lisada, et kui meistri juhendamisel on lõikamise töö korralikult tehtud, selleks korraks siis ärge unustage, tööriistad vajavad hooldust ja metallist tööriista hooldus on eelkõige ikka korralik puhastamine ja seejärel ka kerge õlikiht peale.